Tere tulemast hommikupalusele. Täna ikka hommikupaluse alguseks ma loen piiblist sõna, kus ma täna valisin kohaks galaatlastele ühe salmi. Kuuendast peatükist, salm 2. Siin on nõnda kirjas: kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Kristuse seadus on siis armastuse seadus. Johannese 13:34 on nõnda kirjas. See, et armastame üksteist nõnda, nagu tema on meid armastanud. Kui me kanname teise inimese koormat, olgu see kiusatus, kurbus, mure või puudus, siis me käitume nii, nagu Kristus käituks. See on praktiline ligimise armastus, mis näitab, et Kristus elab meie sees. Ja veel mõtted alguseks jagan. Siit edasi laulame nüüd 2 laulu. Esimeseks lauluks on Oh, kui helde on me Jeesus. Oh, kui helde on me Jeesus, armust kõige rikkam ta. Teda võime kõigis paigus igal ajal paluda. Oh, kui palju kordi saame vaeva tunda asjata. Armu abist ilma jääme, kuulustades paluda. Tahab kiusatus siin võita, paatu teele sundida. Pole tarvis meid siis ehita, tööta julgelt paluma. Jeesus peab ju vaimus sõprus kõigi oma lastega. Tema tunneb ka su nõtrus, kõik ta ette vereta. Oled nõudel suures uudes, käskja südan omiva. Armu leiad päästja juures, jälle andeks andmist saad. Kui ka maailm sind on saanud, eksitada pattuga. Oled kõik ta ette toonud, palvest rahu leiad sa. Nii, see laul tuletab meile meelde, et ikka paluks, tooks Jumala ette kõik need raskused, elumured, kiusatused, mis meil on. Ja palves Jumalaga läheks neist kõigist läbi ja võidaks ära. Siit nüüd edasi laulame laulu Su poole sirutan käed. Su poole sirutan käed, need on tühjad sa näed. Kuid mu süda on täis tänu. Seisan lihtsalt su ees, tõstes südame. Üles siit kõrgele.
selle laulu kese on Jumala ülistus. Et meiegi igapäevas oleks meil ka kese Jumala ülistus argipäeval, tavalistel päevadel. Ja eeskujuks on toodud siin laulus Taavet, kuningas Taavet, kes ülistas väga palju Jumalat. Nüüd lähen loo juurde, jutluse juurde. Täna tahan teiega jagada lugu, mis räägib armastusest, lootusest ja usust. See on lihtne lugu 2 mehest haiglapalatis, aga selle tähendus ulatub sügavale meie igapäevaellu ja usuteekonda. See lugu peegeldab, kuidas Jumal meid kutsub armastama, isegi siis, kui meil endal pole palju anda. 2 meest jagasid haiglapalatis tuba. Üks meestest pidi kogu aeg lamama sellili, teisel oli lubatud iga päev tund aega istuda, et kopsud paremini töötaksid. See mees istus voodi kõrval oleva akna juures. Iga päev kirjeldas ta teisele mehele aknast paistvat vaadet, parki, kus jalutasid inimesed, lapsed mängisid, luiged ujusid tiigis, kauguses nägid kirikut ja päikseloojangut. Voodihaige kuulas vaimustunud, kujutas kõike elavalt ette ja ootas iga päev, mil sõber jälle oma akent avas. Need pildid andsid talle lohutust, jõudu ja lootust paranemiseks. Ühel ööl suri mees akna juures. Kui võimalus tekkis, palus teine mees, et ta voodi akna äärde tõstetaks. Kui ta viimaks aknast välja vaatas, nägi ta tühja tellisseina. Aga akna taga polnud ei parki, tiiki ega lilli. Ta kutsus õe ja küsis, miks tema kaaslane talle selliseid lugusid jutustas. Õde naeratas kurvalt ja ütles, teie toanaaber oli pime. Ta ei näinud midagi, aga ta tahtis anda teile lootust. Võis olla ka, et see pime mees rääkis seda, mis ta uskus, et seal akna taga paistab. Aga see lugu tuletab meelde, et me saame üksteist kanda ja toetada isegi siis, kui meil endil pole kõik hästi. Vahel annab lootust just see, kui keegi meie kõrval räägib ilust, mida me veel ei näe, aga mille poole tasub liikuda. Jumal kutsub meid just selliseks armastuseks, mis ei küsi, kas mul endal on palju, vaid jagab seda, mis mul on. Sõna, kuulamist, kohalolu. Galaatlaste 6.2. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. On olemas sellised kohad nagu supiköögid, kus käib kaasa aitamas palju erinevaid inimesi, et aidata ja teenida abivajajaid. Nõnda ka mina osalesin kunagi Koplis Sepa 6 supiköögis toidu jagamisel, mida seda hoonet tänaseks enam ei ole. Täna tean aga kristlasi, kes käivad Tallinnas keskturul suppi jagamas. On üks vanaema, kes elab üsna tagasihoidlikus tingimustes ja kelle enda tervis on habras, aga igal nädalal keedab ta potitäie suppi ja viib selle lähikonna kodutute supikööki. Ta ütleb alati, ma ei saa palju anda, aga ma saan soojust jagada. See supp pole lihtsalt soe toit, see on märk sellest, et keegi näeb ja hoolib. Nagu pime mees, kes rääkis aknast vaateid, mida ta ei näinud. See vanaema pakub lohutust ka siis, kui tal endal pole kerge. See on üks armastuse tegu, mida Jumal meilt ootab. Mitte armastus, mis antakse siis, kui meil on ülejääki, vaid armastus, mis antakse ka siis, kui meil pole palju. Jumala armastus on selline ohverdav, andev, lootust külvav. Jeesus tuli meile samamoodi. Ta ei tulnud valitsejana, vaid teenijana. Ta ei andnud meile ainult midagi, ta andis ennast. Sõnad on võimsad. Me ei tea kunagi, kuidas üks lause, üks pilk, üks palve võib muuta kellegi päeva või elu. Nick Fuitsik on mees, kes sündis ilma kätte ja jalgadeta. Lapsepõlves tahtis ta mitu korda elust loobuda, aga tänu vanemate armastusele ja Jumala ligiolule leidis ta oma kutsumuse anda lootust. Täna reisib ta mööda maailma, räägib noortele, vangidele, haigetele, kuidas elu on mõte, isegi siis, kui elu tundub piiritletud. Nick ei saa anda kellelegi füüsilisi käsi ega jalgu, aga ta annab lootust. Ta on justkui mees akna juures, kes vaatamata oma piirangutele toob nähtamatu ilu nähtavale. Mõelgem Jeesusele, kui ta oli ristil, kõige suuremas valus, palvetas ta oma vaenlaste eest. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.
kui ta oli tühjaks valatud, andis ta endiselt elu. Ta nägi lootust ka siis, kui teised nägid ainult hävingut. Kuidas saame meie olla lootuse toojad? Ehk tunneme kedagi, kes on haiguses, üksilduses, kaotuses. Ehk on keegi, kellel on elu justkui tellissein ees. Meie sõnad, meie palved, meie kohalolu võivad olla aknaks Jumala valgusele. Kas julged täna paluda? Issand, kasuta mind teiste õnnistamiseks, ka siis, kui ma ise ei näe kõike selgelt. Sõber akna juures ei saanud pakkuda tervist, rikkust ega lahendusi, aga ta andis lootust ja lootus kannab, lootus elustab, lootus on kingitus, mis peegeldab Jumala südant. Ja palvetame. Taevane Isa, aitäh sulle, et sina oled meile lootuse allikaks, isegi siis, kui me seda ise ei näe. Aita meil olla teistele aknaks sinu valgusele. Aita meil armastada nagu Jeesus, andes ka siis, kui meil endil on puudu. Täida meid püha vaimuga, et võiksime rääkida elu ja lootust sinna, kus on pimedus. Issand, näita meile neid, kes vajavad meie sõnu, meie kohalolu, meie palveid. Ja aita meil usaldada, et sina töötad ka siis, kui akna taga on tellissein. Jeesu nimel, aamen. Jäänud meil laulda veel üks laul. See on Jumala, jäägu Jumala rahu su üle. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind, tema valguses käib, kõigest loodada peab, tema arm jäägu hoidma sind teed, tema arm jäägu hoidma sind teed. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind, tema valguses käib, kõigest loodada peab, tema arm jäägu hoidma sind teed, tema arm jäägu hoidma sind teed. Palume nüüd Jeesuse õpetatud palve, meie isa palve. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.